me saame aidata oma noortel orienteeruda selles meediamüras läbi just nimelt sellise nagu iseenese võimestamise, et ma ei pea uskuma kõiki asju, ma võin nagu otsustada uskuda neid asju ja ma võin ja ma peaksin olema huvitatud, et miks kõik teised usuvad seda asja. Või vastupidi, et miks täiskasvanud justkui ei usu, aga noored justkui usuvad. Et kus kohas siin see nagu loogika on. Tõsta natukene seda nagu metatasandile sellisel viisil, et õppijad nagu oskaksid seda selles sõnumite ja emotsioonide virvarris orienteeruda sellisel viisil, et nad ei pea olema nagu tehnoloogia põhised, eks ju, et sotsiaalmeedias asju ma ei usu ja traditsioonilises meedias asju ma usun. Et see ei ole tegelikult ju tänapäeval ka nagu tehnoloogia põhine erinevus, vaid et sotsiaalmeedias on täpselt sama palju modereeritud meediat, on olemas mingisugused ju suurte rahadega YouTube'i kanalid, on olemas YouTube'i influencerid, kes tahavad nende raha teha sellega, et nad teevad väga skandaalseid asju. Mis on nende eesmärk? Ja kui me suudaksime nagu oma järgmisele põlvkonnale, just nimelt sellele sotsiaalmeediast sõltuvale põlvkonnale anda märku, et kõikidel asjadel on taga eesmärgid, mured, on taga riiklikud ja võib-olla ka grupipõhised erinevused, siis see kõik mõjutab nende sükest pikemat perioodi kahtlemata.